palun. Et midagi ei ole teha. Kadrik on meil selja taga. Ja ikka see jant käib meil selle internetiga. Meil on kuulid otsas, vastastel on see ei viitsi mööda lüüa. Kas on nüüd üks peal või on kaks koguni peal? Senne oli kaks kuuli käes. Ennest ma rääkisin, mul internet kadus vist ära, jäi jutt pooleli, mõtlesin, et naistel on need 13 praegu, aga suht kehvakese selle puhasiga, et kindlasti oleks vaja võitu. On jah, nii. Ja miks mitte? Võtta magusliike. Ja miks mitte? Et nii on. Aga seda ma vist mainisin, ma üles ära, eks. Tundub, et Laura selle tähtest sai vist 2 võiduga arvas, et sai 16. Kas meil on selge? Kas on selge? Ei ole selge. Oli küll jah, aga ma ei näe praegu. Jaa, okei. Aga teine? Ukrainaga. Aga? 0. Teil on 0 võit? Kurb, see teeb iseenesest kurvaks, et Ukraina on ju selline võistkond, keda... Ei taha võida meid. Ja seda kindlasti. No mis siin toimus jällegi läks ja jäi seisma meil. Aga peab ära mainima veel, igaks juhuks mainin ära, olgu see seis, mis nüüd on praegu. Aga see mäng esimesed 2 vooru olid väga uhked ühes. Kahjuks ei jäänud siia lindi peale. See oli ka väga uhked, kuradi löögid Robinile oli super töö oli see. Kõva lahing oli meil siin. Aga need jätkasid sealt, kus poolel jäi. Eriti palju pahandust meile teeb see juustega poiss. See on ikkagi päriselt ka väga vahe. Kindlasti paljud on näinud teda YouTube'i kanalitest mängimas. Et see on osa mäng. Olen juba selles mängus teinud 3 või 4 paremat viset kui see teeb. Aga noh, see on hea, vaenab rekis kõik on hästi. Läks kamm pikaks. Justkui selline mõte, et äkki mängiks sinna suuna peale. Kui õnnestuks oleks väga hea. Aga ei, me lööme selle lihtsalt minema. Ma arvan, et Robin on selles mängus teinud nii head esitused, et nüüd see juustega poiss, prillidega poiss, see laseb jutud lahti siia Prantsusmaal ja tulevad tal pakkumised seal Prantsusmaa klubidest. Aga miks mitte? Aga miks ka mitte? Et hea vaadata, poisid ise ka naudivad ja kui tuleb õnnestumisi ka, kui vastane ongi siis parem, no mis sa siis ära teed, aga kui endal tuleb hästi, siis on hea. Ei anta hõlpu siin. No kas me neid mõtlesin ka? Ei, jätkame sealt poole. Kolm jättu, karusid ei tulnud, aga super asub esitus Robini poolt. Ja 3 peal.
tead, Tommi üles saadakse ainult kõik 3 ära lüüa ja on 6 võimalust. Ei taha pingeid peale pandada. Aga vaatame. Loogiline on, et kui see nii nüüd esindajaks saab, et siis vähemalt alguses. Ja Benin kord on ühed rohelised värvid, musta värvi. Et me peaks nagu ründama minema. Peab jah, näed. Vähemalt aega selle peale. Brüssel vastab 11 punkti peale praegu, seis on 1-11. Et punkt maha läheb. Lõunanaabrid Lätist tead, jooksid kaamerasse tead. Nad on loputamas Muidugi. praegu Ameerika Ühendriike. Läti ja USA seis on 11. Tom viskab. Ja viskab kuri küll. Aga joh nägi. No ise nägite. Pool kuulu teisele poole peal. Jalas kõik hästi. Muidugi kui snadi löögiga läheb, siis on taga kõik vastastega üldse mustad, aga midagi teha ei peame. Väike mustu ka teeb palju. Kaart oli ja lend oli, kõiki oli. Läks nagu vist puhtalt lööma, et snadi läks paigale. Nüüd tundub, et oleks lukku vaja. Jällegi noh, mingil aeg tuleb nagu sein ette, et tulevad ilusad esitused, aga siis nagu uute head asetust või seda esitust ikka ei tule, aga tuleb selle eest 4 superasetust selles voorus. Üks ebaõnnestunud. Õigupoolest, üks ebaõnnestunud, 2 ebaõnnestunud löökid. Kus üks oli veel ripsatud ja teine napiti üle, ülejäänud oli superesitus. Hea lukk ilusti pannud. Vaatame, kuidas. No ta on täitsa lukus, ta on kinni need kuulud. Ta ei saa minna, tead see niimoodi ära, et see täpid on alles ja asend paigale. Aga ta mängib kavalalt ja mängis niimoodi, et super. Siin ei oska mitte midagi ei öelda, super mäng, super eestis. Oota, kuule, tee pikk. Jah. Harri piigi aeg. Ja taega